romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtulehe reisipodcast Järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Tänases saates räägime teemal, mis minule väga meeldib, ehk üksinda reisimine. Ja meie tänane külaline Martin Palmet on seda teinud piisavalt. Tervist! Tere, tere! No, räägi alustuseks, miks sina hakkasid üksinda reisima ja kus sa siis lõpuks käinud oled? Meenuta kõik seda, kuidas see algas. Üksinda reisimine algas mul üsna noores eas. Loomulikult ma olin ka enne seda reisinud, et see ei olnud kindlasti esimene reisimine või selline, et vanematega ja mõningate sõpradega. Aga päris üksi ma läksin reisile teadlikult, ma arvan, ma olin siis circa 22-aastane ja põhjus oli selles, et tegelikult ma ei leidnud endale reisikaaslast. Et oli minu esimene töökoht, elu esimene töökoht, ma olin äsja endale soetanud ka auto ja ma sain oma esimese puhkuse ja siis ma mõtlesin, et mis ma selle 2 nädalaga teen, suvine aeg ja helistasin paarile sõbrale, ei saa, on vaja tööd teha. Ja mõtlesin, et sõidan siis ringi kuskil Eesti peal, liiga igav. Ja siis kuidagi tuligi mõte, et läheks võib-olla kuskile naaberriikidesse ja selline üle lahe sõit oma autoga Soome kuni Lapimaani välja ja siis sealt Rootsi kaudu tagasi ja siis kruiisilaevaga Tallinnasse tagasi, et see tundus selline põnev seiklus, mida teha. Et see algaski ühelt poolt sellest, et võib-olla ei leidnud endale reisikaaslast, aga teiselt poolt mulle meeldis see mõte minna üksinda, panna ennast proovile ja kuidagi kulgeda oma mõtetega ise ja vaadata, kuidas sa hakkama saad. Et see oli jah, selline periood 20-ndate alguses, kus tegelikult ju me kõik otsime võib-olla ennast, ei ole päris teadlikud, mida me tahame teha oma eluga, et õpime, kuidas endaga hästi läbi saada. Ja see oligi minu jaoks selline natukene eneseotsimise võimalus, et olla oma mõtetega, panna ennast proovile ja nii edasi. See kõlab, et see olu või see otsus tuli hästi kergesti. Oli see niimoodi, et sa mõtlesid, et läheks ja niimoodi oligi või olid mingid kahtlused või asjad ka mängus? Ei olnud, et ma võib-olla olin natukene selline kartmatu noores eas, et kui keegi ütles seiklus või väljakutse, et siis ma olin kohe käpp, et ma olin sellist yes-man tüüpi inimene, kes tegelikult otsis seiklusi ja ma kunagi ei kartnud midagi, võib-olla ei osanud karta, et pigem kui midagi tundus selline piisavalt pinget pakkuv, siis ma võtsin selle ette. No sa oled mitu korda maininud, et nooruses ja kunagi ammu, ega sa nüüd väga vana ka ei ole, et naisterahvalt ei ole viisakas küsida, kui vana ta on, aga ma eeldan, et meesterahvalt on okei küsida. Kui vana sa praegu oled? Olen 42. 42 ja need asjad algasid sinu jaoks siis 20 aastat tagasi umbkaudu? Jaa, umbes niimoodi, jah. Okei. No aga üksinda reisimine, võtame nüüd nende plussid ja miinused. Mis on plussid ja miinused? Plussid on kindlasti minu jaoks see vabaduse tunne, et sa teed täpselt neid asju, mida sina tahad teha. Sa ei pea kellegagi arvestama ja üksinda reisimise puhul oled sa natukene ka teistmoodi avatud sellele kultuurile, kuhu sa just lähed. Et ma olen tähele pannud, kui ma reisin kaaslase või sõpradega või perekonnaga, siis sa oled sellises turvamullis, et sa tegelikult suhtledki nende inimestega, kes su ümber on ja võib-olla sa ei olegi avatud sellele, mis su ümber pakutakse. Et üksi reisimise puhul ma olen alati rohkem aldis minema kellegagi rääkima, ükskõik kuskil kohvikus või pargis, et sa näed, et okei, et siin on võimalus kellegiga suhelda, et küsida millegi kohta, et
aga miks see niimoodi on, miks te niimoodi teete või mis selle linna ajalugu on, mis iganes mingisugused väiksed teemad ja siis sa märkad, kuidas tegelikult inimesed on avatud sinuga suhtlema, nad küsivad küsimusi vastu, et tekibki selline lahe päris elanikuga vestlus ja sa õpid niimoodi üsna palju selle kultuuri kohta. Et kui sul kaaslane oleks lähedal või lähedki sõpradega, siis sa tegelikult neid asju ei tee. Ma olen täiesti nõus. Kõik, mida sa siiamaani oled rääkinud, on täpselt selline, nagu ma ise võiksin jutustada, nii et seda on nii huvitav kuulata, et on inimesi, või ma tean, et on inimesi, kellel on sellised samad vaated, aga nii huvitav on seda kuulata. Aga võtame veel, mis on veel see plussid ja võib-olla ka miinuseid, sest tegelikult on ka miinused ju. Jaa. Miinuseid on kindlasti, ma arvan, eks minu jaoks üks peamine miinus on see, et kui sa midagi koged, siis tegelikult see jääbki ainult sulle. Et millest ma vahel olen puudust tundnud, on see, et kellegagi jagada oma kogemust. Et ükskõik, kas sa lähed lainetesse ujuma või näed mingisugust lahedat vaatemängu pealt või näed mingisuguse püramiide või ägedaid asju, et sa tahad kohe jagada, et mida sa tunned, et kuidas sulle see meeldib või mitte. Et üksi reisimise puhul ongi see ainult sulle ja need mälestused on ka ainult sulle. Et ma ütleks, et see võib-olla on ainuke miinus üksi reisimise puhul, et ma muid eriti nagu välja ei tookski. Mina olen alati öelnud tegelikult seda ka, et tihtipeale sul ikkagi kulub rohkem raha üksinda, selles mõttes, et vanasti mina ööbisin igal juhul hostelites, see aeg on minu jaoks muidugi läbi, on jagatud tubades ööbimine, et selles mõttes ei olnud hullu, aga näiteks kui ma praegu lähen, siis tõenäoliselt on majutus tsipa kallim, sellepärast et kahele on ta soodsam ja tegelikult ka see teema, et lennujaamas näiteks sõita ma ei tea, majutuskohta või linna, paljudes kohtades on loomulikult hea ühistransport, aga kui me lähme siin Euroopast välja, ma ei tea, Ladina-Ameerika, Aasia, mingid sellised kohad, siis tegelikult sa pead ju võtma takso ja maksad üksi takso eest. Et tegelikult mulle tundub, et ka võib olla kulukam. Kuidas sulle tundub? On küll. Seda ma olen ka tähele pannud, et tihti hotellituba broneerides, mõnedes hotellides ei olegi sellist üksiku inimese tuba või et ikka on selline kahekohaline tuba ja siis mõtled, et vabalt võiks keegi siin tasuta sinuga kaasas olla. Et vahel ma olen isegi nalja teinud, et üksi reisides ma võiks endale tasuta sõbra kaasa võtta ja ma maksaks täpselt sama palju. No tihti on tegelikult see ka ikkagi, et sa maksad võib-olla natukene vähem. Yeah. No natukene vähem, aga ikkagi mitte poole vähem, nii et noh. Ühesõnaga, ta võib veits kallim olla minu meelest. On küll, jah. Et ma olen nõus, et see puudutabki just seda taksot, see puudutab neid asju, mida võiks jagada kahe peale või siis ma olen ka mitmel reisil muidugi käinud suurte seltskondadega, et need reisid on hoopis teisest maailmast, et maksad ülivähe ja saad elada sellises fantastilises villas kuskil, et need on midagi muud muidugi kui üksi reisimine. No teema, mida minult on hästi palju küsitud, kindlasti ka sellepärast, et ma olen naisterahvas ju, et kas sa ei karda, kui sa üksinda reisima lähed? Kui palju seda sinult on küsitud, sinult kui mehelt? Minult ei ole seda küsitud. Ainuke kord, kui mul meenub, on siis, kui ma Mehhikosse läksin, et siis tõesti küsiti ja see oli täpselt kuidagi kattus selle aastaga, kus uudistes levisid sellised teated, et toimuvad kõvad narkosõjad, sõbrad ikka üritasid mind veenda, et ära sinna mine, aga ma tegin endale selgeks, et need narkosõjad toimuvad kuskil seal USA piiri peal ja hoopis teistes kohtades, kus turistid käivad. Aga ma olen ka aru saanud seda, et kartmiseks tegelikult ei ole põhjust, et üldiselt halvad asjad juhtuvad siis, kui sa ise satud või kuidagi
oled liiga selline uljas ja võib-olla sa lähed kuskil südaööl kõrvalistele tänavatele selle asemel, et õigel ajal magama minna või otsid ise tüli, et siis ma olen kuulnud küll, et juhtub midagi, aga üldiselt, et selleks, et asjad oleks ohutud, siis sa ise täpselt planeerid enda käike, et need oleksid turvalised. Muideks see küsimus, et kas sa ei karda, see on absoluutselt kõige küsitum asi mult üksinda reisimise teemal. Ma ei tea, ma oleksin miljonär ilmselt, kui ma loeksin kokku kõik korrad, kui mult on seda küsitud. Aga siis ma alati küsin vastu, et mida täpselt, et nagu mida sa silmas pead. Ja siis ongi need inimesed hakkavad mõtlema, et tegelikult see ei pruugi isegi olla see olukord selles riigis, vaid võib-olla see, et äkki sa eksid ära, äkki röövitakse, see võib muidugi, see on seotud olukorraga seal riigis, aga tegelikult ju ma ei tea, taskuvarguse ohvriks sa võid ju Tallinnas ka sattuda, on ju. Et tegelikult siin on, kui sa küsid inimeselt, siis tuleb täiesti igasuguseid selliseid hirme, mille peale võib-olla ma ise ei mõtlekski. Ja nagu ma sulle alguses ütlesin, siis minu puhul on olnud väga palju hulljulgusega segatud naiivsust. Ja ma olen väga naiivne olnud. Ja siiamaani, ma ei tea, Jumal on lollikest hoidnud. Nii et ühesõnaga, sinul seda kartuse teemat niivõrd ei ole olnud. Väga hea. Aga sinu üksinda reisimise kõrgajal 20 aastat tagasi, seal sellele järgnenud aastad, olid asjad natuke teistmoodi. Reisimine oli teistmoodi. Räägi, milline see oli? Jaa, mulle ikka meeldib meenutada neid asju, et vanasti või sellel ajal reisimine toimus ikkagi paberkaardiga. Et oli see siis suurem või väiksem. Ja teine asi oli, et oli nuppudega telefon enamasti, et sul ei olnud GPS-i või siis mugavat viisi endale broneerida hotelli või broneerida mõnda sissepääsupiletit väga lihtsalt käigu pealt. Et kõik käis ikka kas siis reisiraamatuga, paberkaardiga ja infopunktist lihtsalt info küsimisega, et tihti hotellides ja hostelites olid ka stendi peal juba mingisugused infod olemas, et mida siin lähedal on võimalik teha ja siis võtsidki sealt ühendust ja siis läksid midagi vaatama. Helistasid siis, jah? Et mitte meilidel või ka meilidel juba? Meilidel oli ka võimalik, aga kõige kiiremini sai ikkagi helistada ja kui näiteks Mehhikos, kui sa helistad, siis sealt sa ei pruugi seda infot saada, et siis ütlesid foyees sellele infotädile või kes ta seal receptionis on, et sooviks nüüd minna seda templit vaatama või Hiina müüri külastama ja siis tema organiseeris sulle kõik ära. Ütles, et okei, et sellel kellaajal mine lihtsalt sinna ja siis võetakse sind peale. Et nii need asjad käisid, et sai ilusti hakkama. Teine asi, mis oli teistmoodi, oli see, et ei olnud sotsiaalmeedia kuidagi, ei olnud nii levinud Eestis. Et olid küll Facebookid juba olemas, aga kindlasti mitte nii igapäevane asi ja mitte nii massiline, et tänapäeval inimene läheb reisile, sa juba tead, näed Instagramis kõikide pilte, äge, paned mõne laigi, kui ta tagasi tuleb, siis enam reisist eriti nagu ei räägita, sest väga tore, et ma midagi nägin Instagramis, et tundus põnev. Et too aeg, ma mäletan, reisimine oli midagi erilist, et see oli selline eriline sündmus, et kui sa ütlesid, et sa lähed nüüd Mehhikosse või sa lähed Hiina või sa lähed New Yorki, siis oli selline wow, et sellest räägiti. Ja kui sa tagasi tulid, siis sa valisid pildid välja, kutsusid inimesed külla või läksid vanematele külla ja siis pool õhtut muljetati sellest reisist. Tänapäeval on niimoodi, et küsitakse 2 küsimust võib-olla, kuidas oli, mis tegid, ja siis minnakse juba teiste teemadega edasi, et ma olen tähele pannud seda üsna palju, et ei ole sellist
erilisust, et reisimine on muutunud selliseks kättesaadavaks võib-olla ja üsna tavaliseks juba üsna noorte inimeste hulgas, et reisitakse palju, mis on tegelikult positiivne. No olgem ausad, ka meie alustasime noorena ju selles mõttes, et ka meie jaoks oli kättesaadav, kui sa tahtsid seda, Ja. Aga ma tahtsin veel selle kohta öelda, see paberkaart, et ma olen kuidagi viimasel ajal, ma ei teagi, miks viimasel ajal hakanud mõtlema, et täiesti ulbe, kui lihtsaks see kõik on läinud, et panedki oma oled välismaal, paned, eks ju, selle koha, kuhu tahad minna, asja Mapsi sisse ja ta juhatab sind sinna, aga nagu tõesti, kuidas Hiinas oli vaja paberiga Google kohale jõuda. Täiesti ulme on ju. See on ulme, jah. Et sul võib olla paberkaart kohalikus, selles ladina tähestikus, aga tegelikult tänavanimed ja kohanimed on kõik hieroglüüfides. Et see on päris keeruline. Et ja, tänapäeval on see lihtsalt muutunud nii lihtsaks. Ja mis on positiivne see, et eksimise võimalus on lihtsalt palju väiksemaks muutunud, et ma ise pean ennast üsna heaks ütleme orienteerumises, aga päris mitmeid olukordi oli sellised, kus ma oleks üsna palju kiiremini kohale jõudnud, kui oleks tänapäevane nutitelefon olnud, et kaardiga lihtsalt mitu korda paned täiesti puusse. Hiinaga seoses see oli vist esimene, ma olen 2 korral käinud Hiinas, 1 kord on hästi lühike hetk, sest see oli 24 tundi enne Uus-Meremaale minekut, aga 1 kord ma olin siis pikemalt ja nüüd ei mäleta kummal korral, aga kindlasti olid veel kaardid teemas ja siis ma seal olin oma paberkaardiga ja püüan leida seda hostelit, mis ei ole üldse kaugel, ma tean, et see ei ole kaugel, aga ma ei leia sellepärast, et keegi ei oska inglise keelt seal, minul on kohalikus kirjas kaart, mina ei saa aru, kõik on segane ja siis mingisugused tüdrukud tulid minu juurde, pakkusid abi, lõpuks kutsusid mind teed jooma, et umbes, et räägime juttu ja värki niimoodi ja siis ma sattusin skämmi otsa. Mingisugune mega kallis kohvik oli, aga see ei, õnneks see skämm oli mingi suht väike summa, aga lihtsalt nagu nii palju siis paberkaardist on. Ja, Hiinas ma kogesin ka seda teed joomise. Sa käisid ka teed joomas, paljus sa ilma jäid? Ma õnneks ei käinud teed joomas, et ma kuidagi nägin seda läbi. Mul on selline mingisugune taju skämmide osas õnneks. Ka 2 tüdrukut tulid minu juurde ja ütlesid, et nad tahavad pilti teha. Mingisuguse Chanel'i poe taustal, mis tundus nagu väga veider juba alguses. Tegemist oli siis Shanghai ostutänavaga, kuhu ma parajasti sattusin. No ma tegin selle pildi ära, siis nad edasi tahtsid kutsuda teed jooma ja inglise keelt harjutama. Siis mulle tundus see nii veider juba, ma soovisin neile head päeva ja rõõmsalt läksime oma teed edasi. Tead, mis nagu ei ole nii veider, sellepärast, et inimesed, olles hostelis nii palju ööbinud, siis inimesed tahavadki sinuga suvaliselt suhelda. Mul on nagu nii palju selliseid olukordasid olnud, et tol hetkel ei olnud mina kuulnud midagi teed joomisest, ei olnud mingitest Hiina suurtest skämmidest, muidugi hiljem tuli veel on ju mingisugune turistiskämm ja värgid on ju, aga pekki ma ei tea, mina ei saanud aru, sest õnneks ma jäin 13 eurost ilma ainult. Või oli 6. See oli nii ammu, ma ei mäleta isegi hästi. Et ühesõnaga tuleb olla tähelepanelik, eriti tänapäeva maailmas, kus on igasugused petuskeemid meil. Aga see selleks igal juhul raha raiskamisest ja raha kaotamisest rääkides. Ma tean, et sina oled hästi palju kuulnud seda arvamust, et reisimine on raha raiskamine. Mis sa arvate sellest? Jaa, ma olen seda üsna palju kuulnud, et kuulen siiamaani ja mulle tundub, et see on teatud inimtüüp, et ma ise ei ole seda kunagi tundnud, et algusest peale, kui ma iseseisvalt olen reisinud ja reisimise jaoks raha kogunud, siis on see minu jaoks puhas investeering. Et ma arvan, see on selline hea test, et aru saada, kas oled asjade inimene või sa oled võib-olla kogemuste inimene, et
mul on pigem vähem asju, aga mul on rohkem kogemusi ja tavaliselt need inimesed, kes valivad midagi endale osta, nad ütlevadki, et jah, see on puhas raiskamine, et sa kulutad, ma ei tea, 1500 eurot 2 nädalaga, mida ma kõike selle eest saaksin, on tegelikult, ma saaksin kodus aiakorda teha või ma saaksin uue diivani osta, noh, kõik sellised asjad. Et see ikkagi sõltub, kes näeb milleski väärtust. Et minu jaoks isegi nädalane reis sellise hinnaga, mis maksaks üks korralik diivan, on puhas rõõm ja see jääb mulle eluks ajaks meelde kui ägeda kogemusena. Et minu jaoks on see, need mälestused on kuidagi kaaluvad üle alati. Ma tulen lagedale mega klišeega, ma olen alati nimetanud seda klišeeks, aga ma tõesti tunnen, et reisimine on teinud mind paremaks inimeseks. Päriselt. Tegelikult sa ju saad aru, kui hästi Eestis on ju? Jah. Et sa näed maailmas, mis oludes inimesed elavad, mis nende eludes toimub ja tegelikult on Eestis ikkagi kõik hästi, aga need, kes ei ole eriti maailma näinud, need siis materdavad, et mis mõttes Eestis on ikka kõige hullem. Ei ole ju? Ma olen absoluutselt nõus, et reisimine, kui ma suhtlen inimestega, kes on üleüldse reisinud, aga ka üksi reisinud, et see teeb inimesed kuidagi avatumaks, nad saavad aru, et maailmas asjad käivad igat pidi, et ei ole ainult nii, nagu sinu külas asjad toimuvad või sinu peas, ja tolerantsemaks, et see on jah, ütleme, reisimine kujundab tohutult inimest ja kui ma võrdlen, ma võib-olla ei võrdle, aga ma olen alati valinud reisimise lugemisele. Et tavaliselt öeldakse ka, et palju lugenud inimesed on ka väga targad ja tublid, aga ma olen jah näinud, et lugemine võib-olla isegi võrdub sellega, et kui sa lähed ja koged reaalsuses, mitte lihtsalt ei loe millegi kohta. Noh, lugemine on lihtsalt odavam. Aga reisimine nägedam igal juhul. Räägime siis sinu nendest üksinda reisidest ka. Sa vist mainisid alguses, et oli Soome minek esimene kord üksinda, et räägi sellest. Ja, see oli üks väga kihvt reis, et mul oli siis selline pisike auto, minu elu esimene, kõige soodsam ja kõige väiksem, mida oli võimalik osta. Ma olin selle üle väga uhke ja mõte oli iseenesest lihtne, et mul oli kaasas telk, natukene raha, natukene söögipoolist ja nii palju kui autosse mahtus, et sõitsin sealt ida poolt, kus olid erinevad järved ja nii edasi, et mul enam-vähem panin mingisugused punktid jooksvalt paika. Eesmärk oli jõuda Lapimaa pealinna Rovaniemisse ja sealt tulla tagasi mööda Rootsi rannikut Stockholmi ja laevaga tagasi Tallinnasse. Et selline klassikaline road trip, ma ütleks. Mida inimesed siin ümber arvasid asjast, et mis asja Martin läheb üksinda trippima? Road trip on ju kellegiga koos tavaliselt. Jah, seda küll. Mida nad arvasid, nad tegelikult, need inimesed, kes midagi arvasid, siis nad üldiselt tundsid mind, et ma vahel selliseid enam-vähem challenge'eid nii-öelda ette võtsin ja nad said ka aru, et tundub äge, võib-olla mõtlesid, et tahaks ka kaasa minna, aga parajasti ei saanud. Et ma olen kogu aeg seda võib-olla sellise hoiakuga olnud, et mul ei jää midagi tegemata, kui ma ei saa kellegagi minna. Et ma tean kusjuures inimesi ka, et näed, sõber ei saanud tulla, ma siis ka ei lähe, et selliseid asju juhtub ka päris palju. Aga siis ongi valik, et kas ikkagi ära teha või mitte ja kui ma oleks võib-olla läinud kellegagi koos, oleks see olnud hoopis teine reis, kui see oli üksinda.
mis su emotsioonid sel ajal olid ja ka pärast seda, et olid sul kogu aeg mingisugused ülikõrged emotsioonid ja et nii äge on või vahel mõtlesid, okei, tegelikult on ikka päris jama, et oleks võinud kellegagi koos minna? Kellegagi koos on alati see pluss, et sa saad kellelegi toetuda, kellegagi arutada, mingeid plaane teha. Üksinda on see, et sa pead kõik asjad ise ära lahendama. Et ütleme sellised madalamad hetked võib-olla ongi see, et kus sa hilisõhtuni üritad leida kohta, kus telkida. Ja Soome ei ole päris see koht, kus sa suvalise järve äärde telgi püsti paned, et kusjuures seda juhtus ka. Panin väga ilusa järve äärde telgi ja siis tuli üks onu mingi hetk kurja pilguga ja ütles, et tegelikult siin ei tohi olla. Aga õnneks kuidagi me saime sina peale ja ta lubas ikkagi hommikuni seal ööbida. Et jah, sellised olukorrad, kus ütleme, hilisõhtul pead otsima telkimiskohta või siis mõned muud olukorrad, kus sa tunned, et sa tahaksid kaaslaselt küsida midagi või arutada koos, kuidas seda lahendada, siis need on jah, need madalamad hetked, aga üldiselt see on jälle selline, kuidas sa reisi alguses lainestud, et kui sa lähed täiesti avatud olemisega ilma eelarvamusteta, siis sa oledki tegelikult valmis ja need asjad lahenevad. Aga kui tagasi tulid, siis sa olid täiega seda meelt, et see on see, mis mulle meeldib teha, ma lähen teen seda veel. Absoluutselt, et mulle see väga meeldis, ma arvasin, et järgnevad 6 aega, ma rääkisin seda igas seltskonnas, kui ägeda tripi ma tegin ja inimesed kuulasid, et mis on huvitav üksi reisimise puhul veel, ma ei tunne oma lähimas sõpruskonnas mitte kedagi, kes oleks üksi reisinud. Kõik on väga palju reisinud, väga eksootilistes kohtades, aga üksi mitte. Ja isegi kui tänapäeval reisimine on tavaliseks muutunud, siis teema nimega üksi reisimine paelub siiamaani. Et ma räägin sõpradega siiamaani oma nendest seiklustest ja nad mõtlevad, et peaks ka kindlasti ära tegema selle. Et nad saavad aru, et selles on mingisugune väljakutse, mingi pingehetk, enda proovile panek ja võib-olla ka see enese otsimise või enese analüüsi mingisugune võti seal. No kui sa Soomest tagasi tulid, siis kui ma ei eksi, siis järgmine oli Mehhiko üksinda või? Jaa, eks sinna vahele jäi igasuguseid reise, aga üksi reis oli Mehhiko. See on päris suur edasihüppe, et olid sul endal mingisugused hirmud, et kas see nüüd on natukene liiga suur amps edasi või tundsid, et pärast Soomet on Mehhiko loomulik jätk? See oli, ma mäletan kusjuures siiani seda mõtet. See mõte oligi taotluslikult panna ennast sellisesse olukorda, mis pakuks mulle pinget. Ja ma mõtlesin, et kas see on kuskil ida poole või see on siis lääne poole Eestist siis. Ja Mehhiko tundus mulle selline põnev kultuur, kus sellel ajal ma ei teadnud inimesi, kes seal oleks käinud. See oli väga eriline sihtkoht ja Mehhiko, ütleme, toit ja selline kultuur mulle ka meeldis. Et kuidagi mul oli suur tahe sinna minna, ma arvan juba pikemat aega tegelikult. Aga siis mul tekkis võimalus ja nii see läks, et otsustasin sinna minna. No, saate algul sai ju räägitud sellest, et tol ajal olid narkokartellide igasugused arvete klaarimised. Kui palju sa kas ja kui palju sa mingit sellist ohtlikku olukorda päriselt seal kogesid? Ohtlikku olukorda ma ütleks Mehhikos või ka mujal ma ei ole otseselt kogenud. Et on olnud olukordi, mis on olnud võib-olla ebamugavust tekitavad. Et kui me Mehhikost räägime, siis näiteks selline olukord, kus ma eksisingi oma paberkaardiga ära. See oli siis Mexico City's
ja sattusin natukene sellistele kõrvaltänavatele ja ma päris hästi ei saanud aru ka, et kus ma nüüd minema pean ja siis bussijuht peatus mul kõrval ja ütles, et Gringo, et te olete natukene eksinud, et see koht on siin päris ohtlik tegelikult üksi kõndimiseks, et istu peale, ma viin su nüüd õigesse kohta seal, kus turistid peavad olema. Ja nii oligi, et lõpuks ma olin väga rõõmus, et mind õigesse kohta jälle viidi ilma jalavaevata. Et see oli jah selline ohtlikum, või mitte ohtlikum, aga lihtsalt, et mulle potentsiaalselt ohtlik. Täpselt, et teadvustati, et siin on ohtlik. Aga mille kohta ma veel kuulsin enne reisile minekut, oli sellised ööbusside röövid, mis pidi olema üsna levinud, et kuna seal on distantsid pikad, siis õhtul läheb bussi peale, hommikuks jõuad kohale. Ja võib juhtuda, et peatakse buss kinni bandiitide poolt siis ja võetakse siis väärtuslikum vara ära. Aga seda ma teadsin juba enne reisi, seega võimalikult vähe väärtuslikku asja kaasu või üldse mitte. Oli ka olukord, kus ma selleks puhuks panin sularaha talla alla näiteks. Oli mul ka varutelefon kuskil koti põhjas, et dokumendid, asjad kõik kuskil peidus. Et jah, et kui sulle peale vaadatakse, et siis saadakse aru, et ega sult midagi võtta ei ole. Loomulikult päris kodutusa välja ei näinud, aga lihtsalt selline lihtne, tavaline noor seikleja, et kellelt ei ole midagi eriti võtta. No, aga see noor seikleja näeb välja ikkagi välismaalane ja seal mail on ju arvamus, et välismaalasel on igal juhul raha. Ja. Võib olla küll, aga õnneks minuga midagi sellist ei juhtunud, et ma ka ei näinud, et midagi sellist juhtuks, et kõik läks ilusti, et minu tagasiside lõpuks peale reisi oli ikkagi see, et Mehhiko on väga turvaline koht. Ja mul sattus ka sellel ajal olema üks töö kaudu põgus tuttav mehhiklane, et temaga ma pidasin nõu. Ma rääkisingi, et ma olen kuulnud selliseid asju ja ta aitas mul tegelikult marsruudi kokku panna, et kus käia, mida teha selle perioodiga, mis ma seal olin. Et sellest oli väga palju abi, et praktiliselt seda marsruuti ma läksingi ja neid asju ma tegingi. Mis on sinu kõige lemmikumad reisid üksinda ja miks? Üks reis, millest ma kõige rohkem räägin, on Hiina. Väga meeldis mulle New York ja Bali võib-olla oli ka selline sihtkoht, mis mulle mõjus kuidagi teistmoodi, kui ma seal käisin üksinda. Hiinast ma räägin siiamaani oma sõpradele vahel mingis kontekstis. Miks see just sulle nii südamelähedane on? Ja kui me mõtleme selle peale, et tegelikult on Euroopa kunagi ajalooliselt üsna palju riike kolonialiseerinud, et ka Ameerika on üsna palju selline Euroopa sarnane, siis mida rohkem siin Aasia poole, see on totaalselt teine maailm, et kohati tundub isegi, et sa oled sattunud teisele planeedile. Ja Hiina on niivõrd suur ja seal on nii palju vaadata, et need 6 aega, mis ma seal veetsin, et ma sain ka tegelikult teha sellise üsna põgusa ringi, aga samas päris suure ringi, et saada selline hea ülevaade. Ja see põhjus, miks mulle Hiina väga meeldib, ongi see, et selliseid asju lihtsalt ei kohta, selliseid vägevaid templeid, Hiina müür, keelatud linn, kõik see ajalugu, pudad kuskile raiutud kalju sisse, mis on 5-kordse maja kõrgused, et seal kohtab neid asju päris palju, mis on nii teistmoodi. Ja teine asi on ka see, et huvitaval kombel, kui sa seal ringi liigud, sa ei näe valgeid inimesi. Võib-olla sa näed eurooplasi või ameeriklasi kuskil Shanghais ja Pekingis põhitänavatel, aga ringi liikudes sa ei näe neid ja sa oledki täiesti teisel planeedil. Täpselt selline tunne on.
jah, ma mäletan ise Hiinast sellist asja ka, et inimesed nagu ikkagi tulid sinuga pilti tegema ja mitte kuskil maakohas, vaid stiilis Pekingis. Üks ema palus, et kas ma võiksin tema lastega poseerida. See ei olnud skämm. see oli teisel korral. Et nende jaoks oli see nii põnev, sest nad ei näe neid välismaalasi seal nii palju, et see on nagu hästi huvitav. Jaa, absoluutselt. Mõnes mõttes on Hiinas isegi naljakas ringi reisida, et sul on see tunne, et sa oled Brad Pitt ja kõik vaatavad sind ja tahavad pilti teha. Et neid olukordi juhtus nii palju ja tõesti, et inimesed tahavad sinuga suhtlema tulla, kuigi nad ei oska ju inglise keelt rääkida, nad oskavad midagi öelda. Nad lihtsalt tahavad kuulda sind rääkimas võib-olla ja see pildi tegemine on ka täiesti tavaline. Üks eredam hetk võib-olla oli ka see, et mäletan üks koolibuss täis lapsi peatus bussipeatuses, ma just parajasti ootasin bussi. Üks laps nägi mind aknast, kisas üle bussi ja kõik lapsed ninapidi vastu klaasi vahtisid mind, tegid nägusid ja naersid. Issand, kui äge. Oot, sa ütlesid, see oli Hiinas, jah? See oli Hiinas, jah. Issand, kui äge. Kuule, aga milliste rahvastega sa oled saanud sellist paremat kontakti ja miks? Ja kus mitte siis vastupidi? Ma ütleks, et kui jällegi Hiinast rääkides, siis kuigi seal on tugev keelebarjäär, siis seal ma kohtasin ikkagi kõige abivalmivaid inimesi. Et vabalt võis juhtuda nii, et sa küsisid midagi, näitasid raamatust pilti, et ma otsin seda kohta. Ta võib sinuga isegi 2 kilomeetrit järgi kõndida, et jumala eest sa jõuaksid sinna kohta. Et selline abivalmidus oli päris suur ja ka Hiinas oli selline koht, kus oli üks väiksem piirkond, mul ei olnud selle kohta ka kaarti, ma teadsin, et ma lähen jalutan seal ringi ja siis pärast lähen rongijaama, aga ma ei osanud leida rongijaama ja mõtlesin, et kuidas ma nüüd küsin suunda, et siis ma tulin selle peale, et ma joonistasin rongi paberile ja näitasin seda ühele möödujale ja siis ta ütles et mine selles suunas umbes 0,5 kilomeetrit ja oled kohal. Muidugi ta näitas seda enam-vähem kuidagi kätega, et see ei ole kaugel ja et selles suunas. Aga üldiselt ma ei ole kohanud, kus ma ei oleks kontakti saanud inimestega, et pigem see on jällegi see, et kui sa oled Roomas, et siis kehtivad Rooma reeglid või kuidas see ütlus oligi, et üldiselt sa oled avatud sellele kultuurile, nendele tavadele, mis seal kehtivad. Et see ongi täpselt, et selline üksi reisimine kasvatab ka sinu tolerantsust ja sinu avatust ja nii edasi. Ja kui sa oled sõbralik ja avatud, ei hakka kellegi vaidlema, et meil küll asjad käivad teistmoodi, siis ongi, sinu vastu ollakse täpselt samamoodi ja kõik ongi hästi. Sa räägid üksinda reisimisest väga ilusasti, aga ometi ma tean, et sa enam seda ei harrasta. Miks nii? Pere. Kasvasid suureks lihtsalt. Jah. Kui ma alustasin sellega, et mind ajendas üksi reisima see, et ma tahtsin tegelikult ise kasvada ja ennast otsida mõnes mõttes, siis ma tunnen, et ma olen nüüd ennast leidnud ja et nüüd on minu jaoks oluline, kui ma kuskile lähen, kvaliteetaeg ja kõige kvaliteetsemat aega pakub mulle väga hea reisikaaslane, minu abikaasa loomulikult ja laps, et nüüd ma ei kujuta ette, et ma üksi päris reisima läheks, sest ma pigem eelistaksin seda teha koos oma parima sõbraga või abikaasaga. Olles äsja tulnud 2 lapsega perepuhkuselt, abikaasa 2 lapsega perepuhkuselt, siis
See ei ole üldse nii tülliline, nagu sa praegu räägid. Ma tean, et sa oled ühe korra käinud. Sinu abikaasa ju käis meie podcastis rääkimas lapsega reisimisest, aga see laps oli teil nii pisike siis veel. Tõsi. Pärast seda sa võib-olla mõtled, et teeks küll väikse üksinda reisi. Ja, ei, absoluutselt. Et üksi reisimise kohta ma ei teagi, aga vahel on küll mõttes olnud, et enne abikaasat sai ka parima sõbraga reisitud üsna palju. Et võib-olla pigem on see soolas, et vanu häid aegu meenutada. Absoluutselt, see on ju ka väga mõnus. Aga mis siis on need unistuste sihtpaigad ja miks need? Unistuste sihtpaikadega on üldiselt lihtne. Mul on mõningate kohtadega sellised eelarvamused, näiteks Lõuna-Aafrika Vabariik või tundub selline tavaline ja midagi veel. Ütleme, kui sa oled juba seal kuskil Tais ja Balil ja nii edasi käinud, siis kõik need Vietnamid ja Filipiinid tunduvad täpselt samasugused, et ei ole sellist tugevat tungi kuskil minna, aga mul on 3 sihtkohta küll, mida ma olen mõelnud. Üks on Ladina-Ameerikat terviklikult, tundub väga põnev koht. USA, eriti just läänerannik, California ja 3. on Jaapan. Need võib-olla ongi sellised järgmised 3 piirkonda, mida tahaks siis avastada. Aitäh sulle selle väga toreda vestluse eest. Aitäh kutsumast. Ja järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.